Emotsioonide reguleerimine võib olla keeruline, sest reaktsioonid on kiired ja automaatsed, keha ja aju käituvad enne mõtlemist ja emotsioonid võivad olla intensiivsed. Kui su emotsioon on nagu kiire laine, siis mõistus jõuab tihti kohale hiljem. Mõnikord on ka nii, et mõistus teab, aga tunne ei muutu. Seda seetõttu, et loogika ja emotsioonid kõnnivadki erinevad rada. Meil on vaja uusi kogemusi, et neid omal vahel ühendada. Sa ei pea ootama, et tunne muutuks, sa saad alustada käitumisest. Mõnikord ei muutu emotsioonid isegi siis, kui me teame fakte. Fakti kontroll tähendab oma mõtete, tõlgenduste ja eelduste kriitilist uurimist. See ei ole emotsioonide allasurumine, vaid vaate muutmine. Kui emotsioonid ei sobi faktidega ja faktide teadmine ei muuda emotsionaalset seisundit, siis tuleb emotsionaalse reaktsiooni muutmiseks käituda vastupidiselt sellele, kuidas sa parasjagu tunned. Aga seda tuleb teha põhjalikult ja korduvalt. Kui oleme väsinud ja ei jaksa tunnis keskenduda, siis keha muutub loiuks, lesime. Aju saab signaali, et meil on halvasti. Muutes keha hoiakut, muudame keha keemiat ja keha saadab ajule uue sõnumi. Saan hakkama, teen ära. Kui olen liiga pinges ja see ei ole olukorras vajalik ega kasulik, muudan keha asendit lõdvaks. Kui tunned hirmu ja hirm ei vasta tegelikule ohule ning ei ole faktipõhine, tegutse vastupidiselt. Sa ei pea ootama, et hirm kaoks. Alusta tegutsemisest. Seega, et kui hirm ütleb peatu, keha peab ütlema tõuse püsti. Jäta meelde, et tunne ei ole käitumine ja tegevus on julgus. Sa ei pea olema täiuslik, piisab uuesti proovimisest. Kui tunne ei aita, tegutse vastupidi. Siin on sulle veel harjutus, mida iseseisvalt teha. Vali hiljutine situatsioon, kus tundsid tugevat emotsiooni. Kirjelda oma tegevustungi. Mõtle, milline vastupidine tegevus seda tühistaks. Nüüd kasutame oma võimsat annet kujutlust. Kujuta end tegutsemas vastupidiselt. Mõtle, kuidas vastupidine tegutsemine muudab tundeid.